On väga kena, aitäh. President Trumpi Iraani lepet kirjeldatakse kui 14-punktilist raamistikku sõja lõpetamiseks, kuid sõja ja rahu ajaloos on 14-punktilised plaanid varemgi suuri lubadusi andnud. Rohkem kui 100 tagasi esitas USA president Woodrow Wilson pärast esimest maailmasõda oma 14 punkti. Kava, mis pidi kujundama rahu pärast sõda, mida nimetati, mis pidi lõpetama kõik sõjad. Kuid see rahu ei kestnud igavesti. Ja vaid 2 aastakümmet hiljem oli maailm taas sõjas. Nüüd on uurimise all taas üks 14-punktiline dokument. Seekord on tegemist lekkinud vastastikuse mõistmise memorandumiga USA ja Iraani vahel ning USA ametnikud püüavad selle tähtsust vähendada, öeldes, et tekst ei kajasta täielikult kulisside tava tehtavaid mitteametlikke kokkuleppeid. Ja mis kõige olulisem, see ei ole lõplik kokkulepe. See on raamistik sellele, mis võib edasi tulla, kusjuures paljud kõige keerulisemad küsimused on veel läbi rääkimata. Sellegipoolest tekitavad ilmunud üksikasjad suuri küsimusi nii Washingtonis, Pärsia lahe piirkonnas kui ka Iisraelis. Need toovad esile ka erimeelsusi Trumpi enda meeskonnas. Teadete kohaselt on USA välisminister Marco Rubio ja kaitseminister Pete Hegseth mõlemad memorandumi kohta küsimusi tõstatanud, samal ajal kui CIA direktor John Ratcliffe on samuti esitanud luureandmeid, mis seavad kahtluse alla Iraani kavatsused. Samal ajal on asepresident J.D. Vance ja USA eriesindaja Steve Witkoff väidetavad nende seas, kes toetavad diplomaatilist lähenemist. Esimene oluline punkt on punkt 1. Lekkinud teksti kohaselt kuulutaksid USA ja Iraan ning nende liitlased käimasolevas sõjas viivitamatu ja alalise võitluse lõpetamise kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. See sõnastus on oluline, sest kuigi Iisraeli nimepidi eelnõus ei mainita, on mainitud Liibanoni, mis tähendab, et kokkulepe võib otseselt mõjutada Iisraeli ja Hezbollah rindejoont ilma, et Iisraeli oleks otseselt nimetatud lepingu osaliseks. Järgmine suurem osa käsitleb Hormuzi väina. 4. punkti kohaselt tühistaks USA oma mereblokaadi Iraani sadamate suhtes ja kohustuks viima oma väed ümbritsevatelt aladelt välja. 30 päeva jooksul pärast lõpliku kokkuleppe sõlmimist. 5. punkt ütleb, et Iraan vastutaks miinide eemaldamise ja tehniliste takistuste kõrvaldamise eest laevaliiklusele. See avaks väina uuesti, kuid tekitab ka tõsise murekoha. Kui Iraan vastutab miinide eemaldamise eest, oleks Teheranil suur mõju selle üle, millal, kuidas ja milliseid marsruute mööda kaubanduslik liiklus täielikult taastuda võiks. Nagu teatatud, avab vastastikuse mõistmise memorandum Hormuzi väina laevaliikluse uuesti. Ja see võimaldaks sellistel riikidel nagu Katar taas maailmale energiat tarnida ja vähendada Hormuzi väina sulgemise koormust rahvusvahelistele energiaturgudele. Siis tuleb raha. Punkt 6 ütleb, et USA koos piirkondlike partneritega looks Iraani jaoks taastamis- ja majandusarengu plaani, mille rahastamine oleks vähemalt $300 miljardit. Punkt 7 ütleb, et kõik Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid tühistatakse kokkulepitud ajakava alusel. Punkt 10 läheb veelgi kaugemale, öeldes, et USA rahandusministeerium annaks Iraani toornafta, naftakeemia, panganduse, kindlustuse ja transpordi jaoks erandeid juba enne, kui kõik sanktsioonid täielikult tühistatakse. Punkt 11 ütleb, et külmutatud või piiratud Iraani vahendid vabastatakse ja tehakse täielikult kättesaadavaks, kusjuures Washington vastutab vajalike lubade ja litsentside väljastamise eest, et see saaks toimuda. Donald Trump kritiseeris aastaid 2015. aasta Iraani tuumalepet, väites, et see andis Teheranile sanktsioonide leevendust, kuid ei suutnud püsivalt peatada nende tuumaambitsioone. Kuid see lekkinud raamistik näib pakkuvat Iraanile sanktsioonide leevendust, juurdepääsu külmutatud vahenditele ja isegi välja pakutud $300 miljardit lisarahastust. See vastandlikkus tekitab nüüd kriitikat nii demokraatide, vabariiklaste kui ka väidetavalt administratsioonis endas. Ma arvan, et see rahuleping võib sisuliselt olla alistumine ja president on väga vastumeelne selle avalikustamise suhtes. Ta tahab seda nii kaua kui võimalik saladuses hoida. Tuumaosa tõmbab samuti tähelepanu. Punkt 8 ütleb, et Iraan kordab, et ta ei tooda kunagi tuumarelvi, mis oli Teherani seisukoht juba enne sõda. Punkt 9 ütleb, et mõlemad pooled säilitavad tuumaolukorra senisel kujul kuni lõpliku kokkuleppeni. Iraan jätkab oma praeguse tuumaprogrammiga, samal ajal kui USA nõustub mitte kehtestama uusi sanktsioone ega tugevdama oma piirkondlikke vägesid. Pooldajad ütlevad, et see loob ruumi diplomaatiale. Kriitikud ütlevad, et see jätab Iraani olemasolevad võimed suures osas puutumata. Ma olen kindel, et president Trump ei allkirjasta halba kokkulepet. Asepresidendi ja administratsiooni kirjeldatud vastastikuse mõistmise memorandum tundub väga palju tõotav. President Trump on samal ajal vihjanud, et ta on valmis saatma selle kokkuleppe kongressile. Ma pole sellele kunagi mõelnud. Ma pole sellele isegi mõelnud. Aga ma teen seda. Ma saadan selle kongressile.
mulle meeldib see mõte. Praegu püüab Valge Maja eristada lekkinud teksti tegelikest kohustustest, mida suletud uste taga läbi räägitakse. Küsimus on nüüd selles, kas 14 punkti raamistik saab püsiv rahuplaan või on see lihtsalt järjekordne dokument, mille lubadusi reaalsus kohe proovile paneb. Viimase paari tunni jooksul on Trump aga oma seisukohta veidi muutnud, öeldes, et kokkulepe ei ole tegelikult lõplik, hoolimata sellest, et see on allkirjastatud. Kuulake, mida tal oli öelda. See on suurepärane kokkulepe mitmel põhjusel, aga peamine, lausa 99,9% sellest on see, et neil ei saa kunagi olla tuumarelva. Ja sa ei saa anda Iraanile tuumarelva. Ei, see ei ole lõplik. See on vastastikuse mõistmise memorandum. Ja kui mulle see ei meeldi, siis hakkame jälle nende pihta tulistama ja pomme nende peale viskama. Mida sa ootad, kui mulle see ei meeldi? Kui nad ei käitu korralikult, hakkame kohe jälle pomme otse nende pähe viskama.